Tervist! Minu nimi on Kaja. Mina olen loomakasvataja, loomakasvatuse kutseõpetaja, toortalunike nõustaja ja täna siis ka piimandusühistu E-Piim nõukogu esimees. Ja minuga koos on siin veisekasvatuse entusiast, minu endine õpilane ja Tavex OÜ loomakasvatusjuht Aare Külvja. Aarel on see kõige esimene selline avalik esinemine sellises kohas, sellisel teemal üldse, nii et palun võite teha juba Aarele aplausi selle eest, et ta tuli. Aitäh, Aare! Ja aitäh! Siis on meiega Kerli Mõttus. Kerli ilmselt loomakasvatajatele tutvustust ei vaja, aga tegemist on siis Maaülikooli veterinaarimeditsiini professoriga. Kuidas? Ei ole veel professor. Ei ole. Kaasprofessor, vabandust. Aga ilmselt kaua ei tule seda oodata. Ja siis on siin minu hea kolleeg Järvamaa Kutsehariduskeskusest, värske loomakasvatuse konsulent, loomakasvataja ja muidu tore noormees Kristjan Reino. Ja meie tänane teema on siis trendid ja arengud piimavasikate pidamisel. Ja kui siin täna on väga palju läbi käinud sellest, et kuidas automatiseerida, kuidas digitaliseerida, siis mingis mõttes me sellest räägimegi. Aga räägime siis selles võtmes, et kõigepealt küsingi, et mis te arvate, mis on ettevõtja või loomakasvataja jaoks kõige tähtsam? Uni ütles keegi või? Aga unest järgmisel kohal? Jaa, raha. Ehk siis kuidas jääda ellu ja kuidas käia siis nii-öelda ajaga kaasas, olla moodne, olla kaasaegne, olla autonoomne ka siis, kui sul võib olla vahendeid nii palju ei ole. Aga kohe jõuame sinna. Alustame alguses. Kõigepealt küsiksin sellise küsimuse. Kristjan, sinu käest. Miks sa üldse valisid oma erialaks loomakasvatuse? Ma arvan, et ma pigem vastaks sedapidi, et loomakasvatus valis minu. Kuna ma olin siis, sündisin talus, nii kaua kui ma mäletan, esimesed mälestused ongi lehmad või veised ja talus ja karjamaal nendega koos olemine põhimõtteliselt, nad olid mul põhimõtteliselt mängukaaslased. Maal ju lapsi võib-olla nii palju ei olnud, eks ju. Nii et selles mõttes jah, et see paratamatult nähti kohe ära, et õudust küll, et sellest taluasjast ei saagi lahti, et see vend tahab jätkata. Nii et ma arvan, et jah, loomakasvatus valis minu jah. Aare, miks selline kummaline eriala valik, et me teame, et sul on ka teisi varjatud ja ka võib-olla selliseid laiemalt teada kuuldud andmeid. Aare on meil ka nimelt laulja. Et miks siis veisekasvatus ikkagi? No tegelikult nõustun Kristjani vastusega, et loomakasvatus valis ka minu, sest ma olen pärit perest, kes juba tegelesid loomakasvatusega ja kuna olid väike laps vanemate kõrval, sealt hakkas see meeldima. Juba lapsepõlvemängud olidki, see juba mängisidki, et olid farmijuhataja, olid mängulehmad, õllepurgid olid need mängulehmad, on ju. Ja sealt see huvi oligi, unistus oli suur ja unistus oli algul saada farmijuhatajaks, mille ma teostasin, siis tekkis huvi, et võiks loomakasvatuse juhiks saada, mille ma teostasin, et niiviisi süües kasvab isu. Et see töö on mulle nagu alati südamelähedane olnud. Kerli, ma pean küsima sama küsimuse, aga ma saan aru, et sa pead ka mikrofoni võtma, et millest siis selline eriala valik? No see tuli ka minul kuidagi loomulikult, et ma tegelikult olen läbi ja lõhki linnatüdruk, aga väga suur loomaarmastaja lapsepõlvest juba ja hobused ja koerad on minu elu lahutamatu osa olnud. Ja seal tallis hängides siis nii-öelda ju loomaarstid on sul ümber ringi, kes on ka hobusesõbrad ja nemad ütlesid, et Kerli, sa lähed ka veterinaariat õppima. Ja ma ei lähe, sest see on nii raske. Aga saatuse tahtel kuidagi läks niimoodi, et jah, ma olen seal, kus ma olen ja selle üle üliõnnelik. Väga hea, nii et tundub, et meil on tegemist kolmetõelise entusiastmiga, aga lähme siis kohe asja juurde ja küsin esimese küsimuse, kuna Kellil on juba mikrofon käes, siis palun esimesena sinult vastust, et mis on vasika kasvatamisel sellised peamised eesmärgid, et mida me taotleme? Eks see ilus lause, et tänane vasikas on meie homne lehm, eks ole, et see ongi tegelikult see võti. Et me tahame, et ta kasvaks, me tahame, et ta oleks võimalikult terve, et ta tuleks meile lüpsma suure potentsiaaliga. Et see on nagu see suur eesmärk. Aare, kas sa tahad midagi lisada? Nõustun täiesti. Et lisada praegu ei ole midagi. Olgu, aga Kristjan, võib-olla siis protsessi põhiselt,
et tahad, et oleks suure potentsiaaliga lehm, oleks terve. Ja kindlasti, mis ma siia võib-olla, mida praegu võib-olla Eesti kontekstis me väga nagu ei mõtle, et meie see produtseeriv lehm võiks olla ka kauakestev ehk siis kestlikkuse punkte või ütleme sedapidi seda raha tuua, eks ju, et jah, hetkena on tore, kui ta toob, aga kui me vaataksime eluaja toodangut, siis ma arvan, et ta oleks lõppude lõpuks kasulikum meile tootmisesse. No natuke nüüd teooriat sissejuhatuseks veel, et jällegi Erli küsin sinu käest, et kui vaadata nüüd selle sinu nii-öelda staseerimise ajal olnud trende, et kas ja kuidas nende vasikate pidamise tingimused ja vasika kasvatamine, et kas seal on mingisuguseid muudatusi, kuidas need üldised põhimõtted on ajas muutunud? Nojah, et ega mul nagu ju väga pikka kogemust ei ole, et vähem kui 20 aastat. Mida ma ju näen selle aja jooksul on see, et farmid on suurenenud ja loomulikult selle suurenemise käigus on järjest enam ikkagi atraktiivsest muutunud igasugune nii-öelda tehnoloogilised lahendused, ammiootturid on järjest enam ja enam meie farmides kohal. Ja võib-olla ka huvi sensortehnoloogiate ja muude asjade vastu, aga jah, et pigem seda trendi iseloomustabki märksõna nagu intensiivistumine ja võib-olla nii palju mehhaniseerida kui võimalik, sest et tööjõud on kriitiline koht järjest enam ja kõik, mida saaks asendada ikkagi inimtööjõuga, masinatega, et see oleks ju tegelikult väga atraktiivne. Aitäh. Aga Aare, kui sa mõtled nüüd enda igapäevatöö peale, selle farmi peale, kus sa täna töötad, kas sa võiksid lühidalt, ma tean, siin saalis on ka palju inimesi, kellel ei ole veel vasikaid, kui palju on, kellel veel ei ole vasikaid, kes lähevad täna? Ainult Margus, paar tükki veel. Et siis täna saab hea hinnaga osta pärast. Siin pidi mitu töötuba olema siin parklas. Et kui sa kirjeldaksid nüüd esimesi tunde ja siis hästi lühidalt ka võib-olla esimesi nädalaid, et mis need toimingud või protseduurid on, et mis teie farmis selle vasikaga tehakse, et lihtsalt sellist väikest konteksti anda? Ühesõnaga vasikas, meie oleme nüüd seda teed läinud, et kui vasikas sünnib, siis ta eemaldatakse hästi ruttu koheselt ema juurest ära. Vasikas kaalutakse ja tehakse nabadeso, viiakse selles üksikboksi ja siis eelnevalt kontrollitud, külmutatud ternes siis läheb koheselt vasikale joogiks. Et aga seda nagu selles mõttes luti teel, et me sondimise teel seda oleme proovinud, aga ei tee enam. Aitäh. Võib-olla hästi lihtne küsimus, aga ikkagi läheme järjest Kerli. Mis on vasika põhivajadused sellistel esimestel elujärgsetel tundidel? Jah, et see on tõesti, need esimesed tunnid on vasika tervise mõistes hästi kriitiline koht ja passiivne immuunsus, mida ta saab siis ema ternespiimaga ehk need antikehad või kaitsekehad farmis levivate haiguste vastu, nende saamine on number 1, sest et ega meil nagu haigusvaba farm ei ole, igas farmis on omad patogeenid ja tegelikult natuke käibki see võidujooks, et kumb jõuab siis vasikani enne, kas see immuunsus või need patogeenid ja see on tegelikult see eesmärk, mis on nagu kõige olulisem, sest sellel ei ole lühiajaline mõju, sellel on väga pikaajaline mõju. Nii, Kristjan, sina oled meil siin täna siis sellise uue maja automatiseerimise maaletooja musternäidiseks. Sinul on nüüd natukene teistsugune kogemus, et selles farmis, kus sina siis täna toimetad, täpsemalt ma saan aru siis Järvamaa Kutsehariduskeskuse õppevormis, peetakse piimalehmavasikaid koos emadega ehk ammedega, mis on ju ka teatud määral automatiseerimine, sellepärast et see tädi Maali ämbriga on sealt vahelt läinud. Küsingi nüüd niimoodi, kirjelda natuke, kuidas, millal, miks, kuidas võib-olla siuke mõte üldse tuli ja mis see tähendab? Et konteksti natuke lisada, siis ma alustan suht algusest, kuidas see nagu üldse minuni või jõudis, eks ju, et see oli siis 12 aastat tagasi. Meil oli alati väike piimakari kodus, aga siis aina rohkem läks populaarseks lihaveisekasvatus ja võtsin siis kõrval, alustasin lihaveisekasvatusega. Ja kui ma seda nagu protsessi hakkasin siis jälgima, et kuidas need lihaveised elavad ja siis need piimaveised ja siis noore uljana, kool oli samal ajal kõrval ja mõtlesin, et aga miks me seda nagu jobutust teeme, eks ju, et kui lihaveise suudab see seal udara või nisa otsas olla ilusti kenasti elada, et miks see lüpsilehmale võiks siis olla, eks ju.
ja esimene siis takistuskivi oli siis mul kohe vanaisa, 80-aastane, kes oli 60 aastat lüpse olnud ja karjak ja tegutsenud, eks ju, maastikul. Ja temal oli ka kohe see suur tihes seal peas, mis mõttes, et ikka masin on see, mis piima välja lüpsab, eks ju. Et nii see välja nagu ei tule. Aga mina ei jätnud jonni, tegin siis need esimesed katsetused ära ja kui need vasikad juba võõrutusikka jõudsid, siis ta tõesti tõdes seda fakti, ütles, et kuule poiss, et sul on vist asjal on ival sellel asjal, et võiks öelda, nad olid poole ilusamad ja suuremad need vasikad, kes siis võrdes nendega, keda siis ämbri või käsijootmismeetodil kasutati, läksid ajad edasi, sest mina arvasin, et see oli täiesti nagu mingi uudne või et see pole üldse süsteem. Ja mingi aja pärast siis Liina Ulm tegi siin Põllumeheteatajas artiklid, et Soome külaskäigust, et Soome farmid teevad täitsa seda kui täitsa reaalset praktikat. Ja eks ma siis hakkasin kooli poole samamoodi, et koolifarm võiks ju olla selline edasi mineva nagu mõtteviisiga ja näidata nagu võib-olla tootjatele teed uudsete lahenduste puhul ja siis ma niimoodi vaikselt siis moosisin neid seal ühte teistpidi ja siis 2 aastat tagasi võtsime me siis kollektiivselt selle otsuse vastu, et hakkame proovima. Ja täpsustuseks võib-olla see, et seda tehakse siis väga erinevatel viisidel, on 2 põhilist, et kas siis vasikas elab täitsa oma emaga koos või siis valitakse laudast välja sellised lehmad, kes siis toimivad kui ammlehmadena, eks ju. Aga mitte nüüd tehnoloogiliselt, vaid ta on ökoloogiline, ta on siis, eks ju, loodusega rütmis selline lehm. Ja tavaliselt sellise süsteemiga meie valisime siis praaklehmad, kellel on kas siis sigimise probleemid või jalaga näiteks, eks ju, et tegelikult me saame seda ressurssi veel edasi kasutada, me ei pea teda kohe realiseerima ja siis me saame temast selle lisandväärtuse veel sellena kätte, et ta kasvatab meie vasikaid. Nii et see oli selline põhi nagu see tee, kuidas me siia jõudsin. Ressurssi edasi realiseerida kõlab muidugi päris huvitavalt, et kas sa saaksid nagu täpselt kirjeldada, et mismoodi see siis välja näeb, et kui nüüd Aare ja tegelikult ka Kerli kinnitas seda, on ju, et tegelikult väga levinud praktika on see, et kohe sündimise järel vasikas ema juurest viiakse ära selleks, et ta siis erinevate haigustega selle ei nakatuks ja et aga neid toiminguid teha, kuidas siis selle sinu praktiseeritava meetodi puhul see asi välja näeb? Et eks see oligi suurim probleem, aga jällegi, mis ma näen võib-olla, mis on nagu probleem või takistus või ütleme see haiguste teema ka, et ka siin kas natukene aega enne seda käis Kerli, et meil oli vasikatega päris suured probleemid, kuna tava jootmismeetodiga olid, eks ju. Ja need haigused seal on, need ära ei lähe, eks ju, me saame ainult need hoida kontrolli all, kui me esmavajadusi või ütleme ABC on korras farmis, eks ju. Nii et kui me vaatasime siis seda ammlehmasüsteemi ja võrdlesime siis seda vana süsteemi, kus oli, siis märgatavat suurt vahet ei olnud. Ei olnud lisahaigestumisi, nii et selles mõttes meie näeme, et kui on puhas allapanu, puhtad udarad, nisad, eks ju, kõik need esmatoimingud, tugev, hea kvaliteediga ternes, kui sa kõik sellest kinni pead, siis tegelikult see lehm ei ole kuidagi moodi ohtlikum sellele siis vasikale. Sest et see on hästi palju ka kontekstist oleneb, et see on väga adaptiivne, ma ei saa öeldagi, et nüüd Aare, sa pead niimoodi tegema seal või Estonia peab niimoodi tegema, Väätsa niimoodi, et nüüd õpiku järgi, nii nagu me oleme põllumajanduses läinud väga selliseks raamistikku, eks ju. Et siis tegelikkuses lihtsalt meie kontekst oli see, et meil niikuinii väiksed vasikad elavad lehmadega koolilaudas ühes keskkonnas. Ehk siis meil ei aita see mitte midagi, eks ju, et kas ta meeter selle lehmale lähemal või kaugemal, see haiguste levik on ikkagi. Et meie seda nagu muutus selle koha pealt ei näinud. Nii et. Aare, kas sa saaks natuke kirjeldada, mida teie oma farmis nagu kasutate täna sellistest tehnoloogilistest abivahenditest või nutikatest abivahenditest, et tööjõukulu vähendada ja oma vasikatele siis sellist personaalset ressurssi pakkuda? No eelnevalt ma ütlen seda, et kuna 30 aastat olen selles loomakasvatuses vähemalt sees olnud, siis tegelikult ma olen nende aastate peale näinud erinevaid kasvatusviise vasikate puhul. Ja samas võin öelda, et tegelikult minu puhul on nad kõik toiminud, et tegelikult vasikad on nagu terved olnud, elanud ja kõik nii ja näed, on olnud ju kunagi lehmade vahel paela otsas. Okei, see on nagu minevik, aga mul on nagu hea meel olnud selles arengus nagu kaasas nagu käia. Ehk siis aga tänaseks päevaks meie oleme tõesti läinud võimalikult nagu tehnoloogiliseks või kuidas ma ütlen, ehk siis
ja meil ei ole, inimene käib ikkagi sellega kaasas, sest olgem ausad, ilma inimeseta see asi ikkagi päris ei toimi. Aga meil lemmikud vasikad on siis sellest suvest süsteemi peal on Galfrail ehk siis vasikas on üksik boksis, tema juurde tuleb siis niisugune käpp lutiga ja nii ta käib siis kõik need vasikad läbi. Lehmikud on meil niiviisi. Ja üksik boksis ta on kuskil 14 kuni 21 päeva. Ja sealt ta liigub edasi, kuna ruumipuudus ka ja loomad peavad liikuma, siis sealt ta liigub ühissulgu ja see on meil amm, kus ta põhimõtteliselt on kuni 75. päevani, kus automaatselt võõrutab ta ära vähehaaval ja tegelikult ma tean, et selle ammega on ka, osad inimesed kiidavad, osad laidavad, minul on ammega kogemust, nüüd ma pakun 9 aastat ja mina olen alati kiitnud. Vasikad võõrutab ta stressivabalt ära, pole minul karjuvad vasikaid olnud, võib-olla siis, kui mõni on kogemata sinna sattunud edasi, et ei ole seda võrdlusperioodi saanud, seda nädalakest, kus ta järjest seda piimakogust vähendab. Et minul on nagu selles mõttes kogemused ammega head. Pullvasikad meil on üldse piimatakso peal, et ära kasutada piima, kuna meil on robotlüpsi, meil on vist Eestis esimene või üldse Baltikumi esimene robotlüpsi plats, siis meil on tehtud selline võimalus, et saab välja võtta piima, mida sa ei saa realiseerida müügiks ja mida saab edukalt ära kasutada pullvasikate puhul. Siis selle piima me võtame välja, piimataksoga siis joodame põhimõtteliselt need vasikad. Et siis seal on ka niiviisi, et selle töö teeb põhimõtteliselt, kuna 8 robotit on kõik seal järjest, meil on lüpsioperaator, siis lüpsioperaator oma töö kõrvalt suudab need vasikad ära sööta ja joota seal põhimõtteliselt. Ja mis ma ütlen ka, see Galfrail meil käib 4 korda päevas vasika juures, amme juures, seal nad saavad nagu selles mõttes vabalt käia, aga seal on lihtsalt see koguse piirang on peal. Sa ütled, et esimestel edunädalatel käib seal vasika juures see käpp. Kui tihti need vasikad inimest näevad? Või näevad ka seda käppa? Ei, nad näevad põhimõtteliselt see samane lüpsioperaator tegelikult käib ka, meil on kellaajad paigas, mis kell see käpp hakkab sealt nagu liini mööda minema. Ja selge on see, et kus on jälle inimese abi vaja, on see, et see vastsündinud vasikas 3-4 päevane, ta ei oska seda, ütleme niiviisi, seda käppa ise leida, et tegelikult selle aja, alguses on vaja nagu abi. Aga mingil hetkel ta juba, loomal on see ajataju on väga hea, et juba ta ennast sätib ise ennast juba püsti selleks ajaks, kui see kellaajaliselt temani jõuab, aga alguses on inimese abi vaja ikka, sest õpetada on vaja. Ja nii palju veel ütlen ka, et mida ma olen täheldanud, siis need vasikad, mis lähevad Galfraililt sinna ammeaeda edasi, tegelikult sa näitad ühe korra suuna neile kätte, kus selle piimajoogi ta saab ja sellest ühissulust nad väga ruttu õpivad käima sinna amme selle luti peale. Selline provotseeriv küsimus, Kerli, et kuidas sulle tundub selliste teoreetiliste teadmiste põhjal, et kas sellel vasikal on vahet, et kas see, kes talle selle joogi toob, et kas see on lehm, kas see on tädi Maali, kas see on käpp, et kas see kuidagi selle vasika sellist meeleolu või tema sellist sotsiaalset heaolu võiks ka mõjutada? Ja, et ma arvan, et seal on kindlasti väga suur vahe, et see tegelikult väga palju nagu räägitakse ka teaduskirjanduses sellisest sotsiaalsest heaolust ja kogu see kontakt nii-öelda elus organismi ja eeskätt emaga, eks ole, on ülioluline ja mis ma nagu tahan ka öelda on see, et on tehtud päris palju ka nagu selliseid heaolu hindamisi, kus on võrreldud siis farme, kus vasikad ongi lehmadega koos piimaperioodi kuni võõrutuseni versus need, kes siis võõrutavad või võtavad selle vasika kohe emalt ära, et just täna hommikulgi vaatasin ühte väga huvitavat Austrias tehtud uuringut. Need farmid olid täiesti sama suurusega, võimalikult võrreldavad vabapidamissüsteemiga lehmadele ja nii edasi.
ja nad ikkagi nägid nagu oluliselt paremat sellist liigiomast käitumist nendes süsteemides, kus vasikad olid lehmadega koos. Ja tegelikult nad nägid loomulikult, mida me alati näeme sellistes süsteemides, on parem juurdekasv, vähem sellist nii-öelda ebanormaalset käitumist, teiste loomade imemist, seinte konstruktsioonide lakkumist, vähem siis sellist nii-öelda stressikäitumist. Nii et need on tegelikult suhteliselt universaalsed leiud väga paljudes uuringutes. Kristjan, palun ava natuke meile oma kogemusest seda tausta, et ma saan aru, et sa oled käinud ka teistes riikides siin vaatamas ja selle kohta uurinud, et kus seda metoodikat siis kõige rohkem kasutatakse ja kes kasutavad ja võib-olla ka miks kasutatakse, kui sulle jääb 3 küsimust korraga meelde. Jah, no vaatame, veel pole väga palju saanud teistesse riikidesse, aga meil on kogemused, me oleme toonud läbi siis Zoomi vahenduse tootjatele siin, meil on siis üks Transfer Terineti projekt, mida Maaülikool ja Mahekoostöökogu ja siis Järvamaa Kutsehariduskeskuse õppefarm on siis üks Eesti siis nendest farmidest, kes siis seal osalevad. Ja nemad praegu koondavad terve Euroopa peal nagu siis neid farme, neid praktikaid arenemates riikides, kus seda on kauem tehtud, tehakse juba katseid. Eestis me jäimegi sellele tasandile, et seda pigem tutvustada tootjatele ja siis sektorile. Aga kes siis lähedalt ongi, on Norra näiteks, Soome, Austria, nagu Kerli ütles, eks ju, Šveits, siis Suurbritannias on väga populaarne. Ja kui vaadata nagu enamjaolt, kes seda kasutavad, siis ongi ikkagi kas mahefarmid, kes mõtlevad natukene võib-olla sellise teise pilguga oma tootmissuuna peale. Ka farmid, kes võib-olla ise siis mingisugust lisandväärtust oma toodangule toodavad juustu, siis jällegi sinna saab sellise väikse kaubamärgi või kvaliteedimärgi siis juurde lisada, eks ju, et miks see toodang võib-olla on parem, et see tarbija siis seda rohkem näeb. Ja ka karjatatavas süsteemides nagu on kasutatud seda, nii et ta on päris selline tõuse praktika Euroopas, jah. Ja ka kui tihtipeale tuleb küsimus, eriti nagu Eesti piimatootjate käest, et ei nojah, sina oma 10 lehmaga võid seal ju niimoodi jamada, aga mul on siin 700, et kuidas. Et siis on väga edukaid praktikaid Euroopas, näiteks Saksamaal on üks 1000-pealine piimafarm, kes väga kaua aastaid on juba teinud. Ja kuidas see reaalselt välja näeb? 1000 lehma hängivad oma vasikatega? Ei, arvatavasti seal on samamoodi on see ammlehmasüsteem, eks ju, et on eraldi laut ja lihtsalt on koondatud siis need ammed ja vasikate laut siis ühte. Et ma täpselt praktikat ma valetama ei hakka, kas on, aga suure tõenäosusega seal on nagu ambesüsteemid emadega. Eks ma saan aru, et peamiselt ikkagi kasutatakse selliseid praakloomasid või mingisuguseid viletsamaid loomasid ammedeks, mitte see, et iga vasikas on oma emaga, et see on natukene selline rahvasuus levinud. Ei, selles mõttes on ka väga palju kasutatakse emadega, eks ju, aga lihtsalt näiteks kooli näitel, kuna meil see lehmade ala, kus siis lüpsilehmad on, ei ole väga isegi loomasõbralik, võiks öelda praegusel hetkel, eks ju, seal on omad põhjused, aga kindlasti sellise nädalaajalisele vasikale sinna keskkonda nagu ei olnud mõistlik minna. Nii et jällegi, nagu ma ennem ütlesin, et see on väga farmipõhine ja ka ei ammedega kasutatakse või täitsa oma emadega kasutatakse nagu väga tihti ja et see ei ole nagu lihtsalt suusoojaks öeldud, et see ongi see, et kes kuidas läheneb asjale. Publiku hulgas on kindlasti küsimusi tekkinud. Kas see vasikas joob siis ära 40 liitrit piima päevas? Aga sina kui piimatootja siis ju seda ei taha, nii et ta kindlasti ei joo, et vasikas võtab siis oma osa, jällegi see on väga erinevalt, kes kuidas teeb, et osadel on ka kontrollitussüsteem. Ka koolifarmis on see, et nad ei ole nende ammedega läbi päeva koos, vaid 2 esimest kuud on nad siis 3-kordsel päeva jootmisel, eks ju, ammed on küll nende kõrval, aga lihtsalt tänu sellele, kuna personal võttis seda väga raskelt vastu seda muutust, mida ma tunnetan, et see on enamus probleem, kui Kaja ka siin kindlasti küsib, et mis on need eelised ja puudused, siis loomadel pole mingit probleemi oma last võtta ja tema eest hoolitsema hakata. Aga inimese sellest vanast süsteemist, eks ju, me oleme aastakümneid siin seda rääkinud, eks ju, et see lehm ei ole vasikale väga hea, kõik need haiguste teemad ja kõik muu. Siis jah, et inimestel on väga raske nagu sellest kuidagi üle minna, et see asi nagu läbi teha. Aga ei, ta ei joo kindlasti 40 liitrit alguses kindlasti ära, ja see on erinevad variandid jah, et robot lüpsab, tuleb lehm tagasi, võtab, mis sealt udarast saab, nii et see täiesti oleneb. Siit ma küsin kohe vahele, kas on üldse näidet teil, et 40 liitrine lehm on ammeks?
meil nad ei julge panna, esiteks nad ratsi arvatavasti panna ja teiseks see, et kõrgemate piimatoodangute ammed, kes meil ei lähe ka alati praagid, eks ju, et kui praagid on kõik ära saadetud, siis võetakse ka rahulikumad lehmad, kes on poegimisel näidanud üles nagu enda vasika suhtes ka väga head käitumist, temaga on lihtne majandada. Aga sinna ei panda kindlasti 40-50 liitri lehmi, sest et nagu Kerligi ütles, et seesama starteri teema, eks ju, et me tahame, et hakkaks mingi aeg ikkagi see piimalt nagu üle minema, et siis vaadatakse ikkagi lüpsi kogust, et jagatakse ära, et kui on 4 vasikat lehma kohta, siis palju sealt ühest veerandist võiks siis see vasikas saada, on ju. Et me ikkagi proovime igatepidi jääda nagu raamistikku selles mõttes, et me ei raiska või ei anna liiga vähe vasikatel, eks ju, et sa pead jälgima, sa pead teadma oma loomi, sa pead teadma oma süsteemi, aga minu arvates seda sa pead niikuinii teadma. Oota, kas ühel lehmal võib siis mitu vasikat ka olla siis? 5 tükki siis? 5 me ei ole tahtnud, sest et seal on see, et neid väljavõtteid ei ole lehmal nii palju, eks me teame, et lehmal on 4 nisa üldjuhul ja me arvestame ikkagi siis 1 veerandi kohta 1 vasika, eriti väiksematel vasikatel, eks ju. Aga näiteks, kui me tahamegi võõrutama hakata, meil on näiteks kas laktatsiooni lõpptiined lehmad, kellele me teame, et piimakus on langenud ja me ei tahagi, et see vasikas palju piima saaks, siis me näiteks paneme sellised vasikad selliste lehmadega kokku. Et lehm jääbki järk-järgult kinni, eks ju, tõmbab piima alla, vasikad jäävad ka piimast ilma, hakkavad rohkem starterit sööma ja toimubki selline järk-järguline võõrutus. No Aare, kuidas tundub, kui tavaks osaühingu omanik tuleks homme sinu juurde ja ütleks, et Aare, ma kuulsin, et selline väga hea meetod on olemas, töötajaid ei ole enam vaja, saab kõik need, kuidas sa ütlesid, mis ressurss see vana lehm oli, ära kasutada. Kuidas oleks, kas see oleks tehtav? No hetkel tingimuste mõttes ta ei oleks tehtav. Miks? Aga kui selles pole sellist ruumi või ma ei oska, pole sellist nurgakest praegu hetkel olemas, sest kui me siin põgusalt ennem Kristjaniga rääkisime sel teemal, siis ma tegelikult panin juba mõtte tööle, et kas meil oleks see võimalik. Hetkel mitte, aga tegelikult ma võiks isegi öelda, et ma isegi katsetaks selle asja ära, ma kaaluks seda ja võib-olla ka looks mingisugused tingimused selle jaoks, et seda proovida. Et ma ei võtaks kindlasti kohe suurelt ette, aga ma kindlasti prooviks. Ka täpsusta, mis see tähendab, et nurgakest ei oleks, et põhimõtteliselt siis nagu lihtsalt laudas füüsiliselt sellist kohta ruumi, kuna laudas üldiselt loomakasvatajad teavad tavaliselt põrandapind on kulla hinnaga ja kõik on ära kasutatud, ära planeeritud, et füüsiliselt sellist kohta, kuhu saaks loomad mugavalt ajada, need vasikad, et kas sellist ruumi ei ole? Hetkel mitte. Ja ütleme, kui mul siin kuus sünnib 30 lehmikut vasikat, siis ma tegelikult ei ole, sellist ruumi ei ole paraku praegu. Aga majanduslikus mõttes, kuidas tundub, on ju, et kui nüüd öeldakse ikkagi, et pead tegema, et kas oleksid... No jaa, selles mõttes, et sul jääb ju tegelikult ära piimapulbri ostmine juba tegelikult. Ja kindlasti, ja muideks ma võin öelda, et ühes teises ettevõttes mina kasutasin ära mitte küll amme versiooni, aga ennem kui ma sinna ettevõttesse tööle läksin, siis tegelikult kui lehm ei saanud enam vabapidamislaudas ehk platsilaudas ei saanud hakkama, siis see lehm lihtsalt kas jäi sinna põhuootealale lihtsalt seisma, kui ta oli näiteks tiine ja oli pikka aega kinni või mis iganes sellega tehti enne mind. Mina kasutasin need lehmad ära, kes ei suutnud enam platsil käia, lüpsin need piimad lihtsalt kannu ja kasutasin vasikate peale ära. Ja selle võrra mul läks vähem ju seda piimapulbrit ja see lehma, ütleme nii, et kas tal oli jalavigastus või mis iganes põhjusel ta seal käia ei saanud, siis tema kinnisperiood ka ei pikenenud, et ma selle moega ja tegelikult selle sama süsteemiga ka ma ju ei pea ostma seda kallist piimapulbrit. Et sealt oleks juba tegelikult mingisugune kokkuhoid. Et see ongi see asi, et sihukest asja peaks panema kulud ja tulud ja miinused ja plussid peaks panema paberile. Seda ma teinud ei ole, aga ma võin öelda seda, et see idee mulle meeldib, ma kindlasti arutaks ta kindlasti läbi. No lähemegi kohe Kristjani juurde tagasi, et mulle tundus ka, et jutt on ilus. Tööjõudu ei kulu, vasikas sööb 40 liitrit, seda joob piima, kasvab nagu põrsas põhu peal. Aga mis selle asja nagu majanduslik mõte on? Et kui see piim läheb vasikale, mis me siis sinna piimakombinaati viime ja kes lõpuks kogu selle pulli kinni maksab?
Nii, hakkame siis otsast kohe. Ma tahtsin siin selle ruumi teema peale, et seda laudanurgakest, kui me oleme siin selle Euroopa projekti raames siis erinevate mahetootjatega, maakarjakasvatajatega rääkinud, kes seda on proovinud või täiesti katsetanud, siis nad ütlevadki, et nendele süsteem meeldib, see toimis neil, aga lihtsalt kõik laudad, mis on, eks ju, planeeritud, ei ole planeeritud sellise süsteemi jaoks, on ainult siis üksikboksides pidamine ja sealt siis liigub välja, on ju. Et tihtipeale jah, see jääb nagu lauda planeeringu taha, aga jällegi, et kui planeeritakse uusi lautasid, siis see oleks ju täiesti nagu võiks kõnetada. Siis seesama juba Are nagu tõi selle piimapulbri teema, eks ju, et kui me räägime, võib-olla vaatame natuke suuremat pilti, mitte ainult enda farmi koha pealt, et me teame, milline surve võib-olla põllumajandussektoril on nagu Euroopa tasandil, maailma tasandil, globaalsel tasandil, eks ju, siis seesama, et kui me, et kus see nagu see loogika on, et me lüpsame piima välja, saadame Leetu, Leedus tehakse pulber, pannakse koti sisse, siis saadame uuesti Eestisse tagasi, paneme, segame veega ära, joodame vasikatele tagasi selle arvatavasti meie enda lehmade piimast tehtud pulbri, on ju. Ja siis me ei tea seda kvaliteeti täpsemalt, tihtipeale turul meil liiguvad väga ebakindlate kvaliteetidega piimapulbrid ka, väga heasid on muidugi, häid on ka, eks ju. Aga jah, see nagu see ressursside, kohaliku ressurssi kasutamine või see, et sisendeid vähendada, seda me ka oma põllumajandusettevõtjatele räägime, on see siis väetisekogused või taimekaitse või ka siis piimapulbrid ja lisasööt, on ju. Et kui me räägime toidujulgeolekust ja kõigest sellisest, siis me ei tea, kas piimapulber või mingisuguse sojaga toodetud see starter siis jõuab meile kohale 3 nädala pärast, eks ju. Aga see praaklehm on meil endiselt olemas. Ja me saame alati ka karjast valida selle lehma omale. Ehk meil on ringi kõndiv, olemasolev ressurss olemas, eks ju. Et kui nagu sellist suuremat pilti vaadata, siis ja selle peale nagu sügavalt mõtlema hakata, siis see on nagu natukene absurdne, mis me praegu teeme selle piimatootmises, eks ju. Et kas see jalajälg siis on väike? Ilusti räägid, aga kindlasti sul on sellised kalkulatsioonid ja arvutused ka teiste riikide näidetest tuttavad, et nüüd selle looma puhul, kui me võtame siis selle, et konkreetselt see ema ise oma vasikat toidab, ka siis selle looma puhul selle müüdava piima kogus jääb samaks, väheneb, suureneb, kuidas sellega? Jah, see nüüd läkski juba muu jutuga, aga et ütleme eurodes ma teile kindlasti praegu peast seda öelda ei või ei oska, eks ju. Aga mis tehti Uus-Meremaal Tansaania ülikoolis, tehti selle sama probleemiga, mida piimakarja kasvataja kardab, et aga see vasikas sööb ju müüdava piima ära, eks ju, et millest ma raha siis saan. Siis seal võeti üks kari ette, kes oli suht stabiilse aretusväärtustega, eks ju, nad olid väga sarnased, söödeti samamoodi, peeti, lüpsti, kõik oli sama. Aga siis võeti kontrollgrupp, keda siis lüpsti, teised olid vasikatega ja peale võõrutusperioodi, siis kui tehti aasta kokkuvõtte, eks ju, seal on sessioonsed poegimised, tihtipeale ei ole nii nagu Eestis aastaringselt. Seda oli hea teha, eks ju, lehmad jäid kõik kinni. Ja kui neid 2 gruppi võrreldi, siis need lehmad, kes olid oma vasikatega laktatsiooni alguses, siis nende lehmade piimatoodang oli siis laktatsiooniperioodi kohta suurem kui nendel, kes siis, ja seal ongi siis paralleel toodud sellega, et kuna vasikas tihtipeale, eks ju, sõõrutab lehma, tekib oksüdotsiin ja oksüdotsiini toimel kogu aeg udarakude, eks ju, talitleb, ta produtseerib rohkem ja võib-olla isegi kui laktatsiooni alguses seda natuke jutumärkides raisku läheb, kuigi Kerli ütleski, et vasikas on meie tuleviku lehm. Nii et ma arvan, et see piim, kui läheb meie lehmiku sisse, tulevase lehma sisse, siis ma arvan, see on väga hea investeering. Siis selle puhul nähti jah, et pigem lehm annab rohkem ja seal on ka tegelikult näiteks peale poegimist, kui vasikas ema sõõrutab oksüdotsiini, ütleme, ergutab kehas siis nagu vallanduma, siis ka, mis on veel peale, siis ütleme, silerihasrakkude on meil emakas, mis on tihtipeale poegimist problemaatiline ja see samamoodi hakkab rohkem kokku tõmbuma, ehk siis taastub ka taastootmisega seotud haiguste osakaal. Seda on täheldatud, kui vasikas lehma niimoodi sõõrutab. Kristjaniga me tutvusime niimoodi, et oli mu õpilane ja hakkas eespingis rääkima proestrusest ja meteestrusest ja nii edasi. Siis ma ütlesin, et räägi eesti keeles, et ta üritab seda sama teha. Nii, aga Kerli, kuidas sulle tundub, kas siis selline täisautomaatne, täiesti inimtööjõuvaba lahendus nagu vasika koos emaga pidamine, et kas ja kellele see nagu Eesti kontekstis võiks sobida ja kas see oleks mingisugune selline teema, mida võib-olla rohkem uurida ja millele tähelepanu pöörata? Ja, et võib-olla su küsimus on raske vasta, aga ma tegelikult täiendaks nagu Kristjanit korraks, et tegelikult võib-olla me mõtleme, et kui me peame
emasid ja vasikaid koos, et siis see piimaperiood ongi nagu nii pikk, kui see vasikas tahab, eks ole, nii kaua, kui ta seemendusse läheb, on nad kõnesti seal koos, et kindlasti see nii ei ole. Et tegelikult see piimaperiood ongi seal tegelikult 2,5 kuud, nii nagu me tavapidamise puhul seda teeme. Ja siin oli see majanduslik küsimus, et mis on see mõju toodangule, siis tegelikult on näidatud, et jah, esimesel kuul peale poegmist me kaotame natukene sellest toodangust, sest ütleme maksimumperiood on sihuke 4-6 nädalat, mis on see kõige suurema tarbega ja tegelikult see vasikas võibki juua ära seal 10-14 kilo piima päevas. Aga kui on vaadatud just nimelt terve laktatsiooniperioodi peale kokku, siis seal olulist piimatoodangu vähenemist ei nähta. Ja mida veel tegelikult nähakse positiivse efektina on täpselt seesama mõju emakale ja kõigele sellele, aga lisaks ka väiksem mastiidirisk. Sest tegelikult pidevalt on see piima eritamine ja see on sagedasem ja meie lehmadele, kõrgedusega lehmadele on see tegelikult probleem, et neid lüpstakse 2 korda päevas. Nii et tegelikult majanduslikus mõistes ma ei ole nagu kohanud uuringut, mis oleks öelnud, et seal on märkimisväärne selline negatiivne mõju. Nüüd tulles selle küsimuse juurde, et kellele ta nagu Eesti farmides sobiks, siis ma arvan, et kindlasti me ei saa minna täna mingisugusesse suurfarmi öelda, et siin on vaja nüüd teha see muutus, sest et meil on hooned olemas, meil on planeering on tehtud, et sellistes farmides ei pruugi olla see võimalik. Ja ma arvan, et see on võib-olla asi, mida nagu mõelda siis neile, kes hakkavad planeerima oma tootmist ja võib-olla ma tooksin nagu ühe dimensiooni veel, et me räägime nagu motiveerivatest teguritest, me oleme siin rääkinud, aga ega me sellest tarbija ootusest nagu üle ega ümber ei saa, et võib-olla Eestis tarbija kõneleb vähe, aga mujal maailmas ta on juba päris palju häälekam ja on väga suur huvi tegelikult ja järjest suurenev, kus see toit tuleb, millistes tingimustes me toodame. Väga palju räägitakse antibiootikumide kasutamisest, hormoonpreparaatide kasutamisest. Aga uskuge mind, järjest enam kõneldakse ka sellest, et kuidas me vasikaid peame. Et on selline inglise keeles hea termin on license to produce, et see on selline ühiskonna luba toota või ühiskonna vaikimisi heaks kiit, et me toodame piima, mida nemad on nõus tarbima. Et järjest enam tegelikult räägitakse seda, et kas see on okei, et me eraldame need vasikad sünnijärgselt. Mitte, et ma seda praegu propageeriks kuidagi, vaid see on asi, millest me ei saa ümber vaadata. Ja võib-olla see ei ole nüüd see, et me kõik peame 10 aastaga selle muutuse tegema, vaid võib-olla mingis mõttes ka diskuteerima siis selle huvigrupiga, et miks ei ole võimalik või mis on need eelised, et me tegelikult peame seda vasikat ikkagi isoleeritult, et näiteks sellised farmid, kellel on teatud nakkushaigused, mis on väga tõsised, näiteks ongi sellised, mis emapiimaga erituvad, mille osas emad on nakkusallikad oma järglastele, siis meil on väga raske näiteks saavutada mingi nakkushaiguse vabast staatus sellises farmis. Näiteks klassikalised näited salmonella, mükoplasma, paratuberkuloos. Et kui on ikkagi soov selliseid nakkuseid ohjata oma farmis või elimineerida, siis teistmoodi ei ole võimalik. Et me peame nagu nii-öelda seda laia pilti ikkagi vaatama ja kindlasti mitte näpuga näitama, ma ei tea, Kristjani või Aare poole, et teil on hästi ja teil on halvasti, absoluutselt mitte. Et lõpuks ongi see vasika tervise ja heaolu kompromiss kõige selle muu kõrval on vaja nagu saavutada. Tõid selle tarbijate ootuste aspekti juba välja. Küsin niimoodi, et täna ju niimoodi hästi lihtsalt öeldes PRIA maksab siin karjatamistoetust, et kas see ja ma eeldan või arvan või pakun omast kogemusest, et see on üks võimalus, kuidas väiketootjad nii-öelda saavad ellu jääda, kuidas nendel on võib-olla võimalik oma loomi karjatada ja läbi selle pakkuda mingisugust ühiskonna ootustele vastavat sellist tegevust pakkuda mingit keskkonnahüve et ka seesama loomade siis vasikate koos emaga pidamine võiks olla mingisugune selline sarnane tegevus, et tulevikus saaks teha linnukese ja see annaks siis sellele loomapidajale ka võib-olla mingisugust sellist kas lisatoetust või mingisuguseid lisapunkte kusagil. Või sellest on vara rääkida? Ja, et muidugi see on alati nüüd see, et meil on nagu igasugustes süsteemides häid ja halbu näiteid, eks ole, et me ei saa öelda, et kui nüüd mingisugune farm X läheb vasika koospidamisele nii-öelda üle lehmaga, et siis seal vasikate heaolu on automaatselt parem. Et see ei pruugi alati see kontseptsioon realiseeruda. Seetõttu ma oleks natuke nagu ettevaatlik selliste asjadega. Jah, see oleks võib-olla see kommentaar.
aga ma küsin siis niimoodi, et kellel sa seda soovitaksid rakendada või proovida? Eelkõige ma arvan, et inimestel, kes on ise selle kohta väga teadlikud, kes on selle kohta uurinud ja õppinud ja võib-olla päris suurfarmil oleks võib-olla hetkel väga riskantne minna. Ma tunnistan ausalt, meil on ju kogemust vähe ja mille põhjalt ma soovitan, eks, et ei ole ju mina selliste farmidega kokku puutunud, et meil ongi tegelikult vaja selliseid häid näiteid. Ma arvan, et see on suurepärane, et meil on üks selline farm. Jällegi, ta on natukene selline nii-öelda üks liik koospidamisest. Ta ei ole see täielik koospidamine, mida tegelikult klassikaliselt mõeldakse, et lehmad ongi oma vasikatega kogu aeg koos, et see on nii-öelda natuke moduleeritud versioon, seal on veel teatud modifikatsioone, mis võib-olla sobiks suurfarmidele paremini, väikefarmidele, miks mitte täielik koospidamine. Et ma arvan, et meil ongi nagu vaja rohkem kogemust, rohkem selliseid näiteid ja millest õppida ja alles siis me tegelikult saaksime seda väga eesrindlikult soovitada. Kas saalis on vahepeal kellelgi mõni küsimus tekkinud? Üldse mitte. Ei ole. Ja, Kerli tahab küsida. Võib-olla lihtsalt kommentaar, et 2021 aastal oli selline rahvaalgatus eesti keelt tõlgitud, et lõpetame kuuri ajastu, et täna hästi aktuaalne loomakaitseseaduse muudatus, siis kuuris peetavate kanade kuuridest välja üritatakse saada, et üks selle rahvaalgatuse osa tegelikult oli täpselt samas vasikate pidamine, et selles mõttes kindlasti me täna juba räägime 2028 kuni 2034 programmperioodist, et kindlasti hästi hea nagu arutelu oli siin, mis täna praegu siin toimus just selles kontekstis ka, eks ju, mis need võimalused on. Et me teame, et meie Eesti piimatootmine, eks ju, struktuurist on väga erinev, meil on väga suuri farme, väga palju väikseid farme, et selles tänan seda huvitava arutelu eest ja pigem mõtta ainult sellele, et me tegelikult täna peaksime sellest rohkem sisse vaatama, sest me ei tea, millal see, mil järgmisena hästi aktuaalselt laual on. Kristin, ma saan aru, et sina oled sinna sisse vaadanud ja tegelikult sellega ka praktikas tegeleda, et kuna ma näen, et siin saalis on täna väga entusiastlik publik ja nad on väga huvitatud kõigest sellest uuest, mida siin rakendada on võimalik ja ma nimetaksin seda ikkagi automatiseerimiseks. Mulle väga meeldib, sest minu arust see on väga automaatne protsess, inimest ei ole vaja, on ju. Et kui tahaks selle kohta täpsemalt ja rohkem teada saada, et oskad sa nimetada nagu mõned konkreetsed allikad ja võimalused, et kus seda infot kõige paremini saab? Ja siin on täitsa mitmeid, et selle projekti ma juba Transfer Terineti, seda saab guugeldada, see on täiesti olemas. Siis väga hea ja pikk, ütleme, me oleme praegu teinud infopäeva vormis, aga kas 13 või 14 november Järvan Kutsehariduskeskuses teeb Kadri Luhter pikema vasikate üldse pidamisest ja just selle sama ammlehmasüsteemiga koolituse. Nii et registreerimine on endiselt avatud, palun kõik võite huviga minna ja üldse üldist vasika füsioloogiat ja anatoomiat ja ka seda siis pidamist värskendama. Ja muidugi ka iseendale ma võin reklaami teha, et ma arvan, et Eestis konsulentides ma olen selle koha pealt nagu selline eeskõneleja, nii et kui kellelgi on tõeliselt huvi, siis palun võtke minuga ühendust ja tulen, vaatan üle, et kas oleks potentsiaali. Vaatamisest on väga kasu, sa pead hakkama seda seal. Ja. Nii, Aare, sa natukene enne küll, esiteks sa mainisid 30-aastast kogemust, ma arvutasin siin mitut pidi näppude peale, aga hea küll, las ta olla, et ma arvan, et saaks väga varakult pihta. No kui ma juba 9-aastaselt lüpsin 50 lehma ära, siis Okay. siis tuleb 30+ aastat. Tänapäeval see seaduse vastane, aga olgu. Sa ütlesid küll, et sa ei näe nagu suurt erinevust, et sinu ajal on nagu olnud selliseid erinevaid pidamisviise ja tehnoloogiaid on ja tõenäoliselt päriselt, kui sa 30 aastat nagu farmides olnud ja ma tean, et sa tõesti oled ka, ma ei öelnud Aare kohta enne nagu ilmaasjata veise entusiast on ja ma mäletan, kui ta mul õpilane oli, siis ta situs seal taga pingis ja siis ma ei tea, kas siin jõudluskontrolli inimesi on ja siis ta sealt jõudluskontrollist näitas, kuidas neid lehmi omavahel kokku mätsida ja ta silm säras ja ta oli nagu mingisugune maniak seal. Mul hakkas täitsa natuke hirmus, et ma ei ole väga palju selliseid inimesi, kes veistest nii vaimustuses olnud enne näinud. Ehk siis tegelikult minu küsimus. Ma viisukest nimetan hellitavalt lehmade Facebook. Jah, lehmade Facebook, ta ütles mulle, et ta istus Facebookis kogu aeg. Aga ei, tegelikult küsimuse juurde tagasi.
et aga põhjus tegelikult ju, miks ma sind siia täna kutsusin, on see, et siin vist äkki põllumajanduses oli hiljaaegu sellest suur artikkel, et te kasutate selliseid peeneid tänapäevaseid tehnoloogiaid. Tegelikult ju ikkagi ma arvan, et sul on päris palju erinevat kogemust. Et ma küsiks niimoodi, et kas ja kui palju on selline tehnoloogia areng vasikakasvatust muutnud just nagu töökorralduslikus mõttes sina kui farmijuht? Väga hea, ma jõudsin nüüd sinna, mis ma algust kohe pidin tegema, et pidin sul veel punastama panema. Issand, pikk küsimus. No too mõned näited, et kas ja mida see nagu tegelikult on siis teinud lihtsamaks, kui on või ei ole. Sa lihtsalt ütlesin, et vahet pole, et igat poodi saab hakkama. No loomulikult on ju lihtsamaks teinud. Toon ju näite. Vanas lõaslaudas oli ju 8 gruppi, 8 lüpsjat, igal ühel olid vasikad käes, lüpsid nii ja naa, aga nüüd sul teeb selle töö ju põhimõtteliselt üks inimene peaaegu ära. Ja seda küll nüüd selle, kuidas ma ütlen, tehnoloogia kaasabil, et loomulikult on ta lihtsustanud seda elu ja tegelikult kui ma toon jälle ka seda näite, et kui meil olid siin aasta aega tagasi oli vanad töötingimused, siis vasikate haigestumine oli ju märksa suurem, tööd oli märksa rohkem teha, aga kuna nüüd see uus süsteem pandi sisse, siis tegelikult surevust ei ole, vasikad on tervemad ja inimesi on vähem tööl. Nii et selles mõttes selle tehnoloogia arengule ikkagi see annab väga palju juurde ikkagi. No, seda ma saan aru, et inimesi on vähem tööl, tehnoloogia teeb selle töö ära, aga miks vasikad tervemad on? Mida see tehnoloogia siis suudab tagada, mida inimene tagada ei suuda? No kindlasti õige temperatuur, siis kindlasti see piima ja ütleme see koostise koostamine, kui inimene ennem pani seal kühvliga sinna või näiteks piimataksosse selle, siis okei, tal on küll kaal olemas, aga tead, see inimene loomult laisk ja ta vaatab, kuidas kergelt hakkama saada, kuigi ta teeb ise endale sellega karuteene, et mina olen alati öelnud, ma olen käinud alati järgi näiteks, et temperatuuri tuleb mõõta, kõik kraadid, kõik kogused tuleb õiged nii ja naa, et sa ei peaks pärast tegelema tagajärgedega, et ta on kõhulahtisuses või haige, mis iganes nii ja naa. Tee kohe kõik õieti, siis sa ei pea tegelema selle haige vasikaga. Aga vot selle masina või selle tehnoloogia asjaga ongi see, et tema juba ongi programmeeritud õieti neid asju tegema. Et seal see vahe ongi, et vasikatalitaja või kes iganes loomade peal ongi erinevad. Mõni teeb hingega ja ta teebki kõik õieti, tal ongi vasikad terved ja ei olegi seda tehnoloogiat vaja, seda sama käppa või siis seda amme. Aga kuna inimesi ei ole väga leida ja just sellised kohusetundlikke inimesi, siis paraku me peame investeerima tehnoloogiasse ja minema seda teed. Viimane küsimus, Kerli. Digitaalne või personaalne? Kas see peab olema kiire vastus, kompromiss? Nii, sama küsimus sulle, Aare. Kas digitaalne või personaalne? Ehk siis meie tänase sellise vestluse kontekstis. No digitaalne äkki. Kristjan? Digitaalne on küll tore ja selline vahva asi, kuniks ta töötab. Aga ma arvan, et ma pigem jään sinna personaalse kallaku peale. Väga loodusega rütmis ikkagi on vink. Väga etteaimatavad vastused. Meie tänase vestluse eesmärk, nagu te siis aru saite, oli see, et natuke avada siis sellist dimensiooni, et tegelikult me räägime väga palju innovatsioonist, me räägime väga palju sellistest nutikatest lahendustest ja väga tihti väiketootjad ütlevad seda, et see ei ole meie jaoks nagu majanduslikult võimalik. Me ei saa seda endale lubada, võib-olla ongi loomi väga vähe, et võib-olla paned natukene mõtlema selle peale, et alati ei tähenda need nutikad lahendused mingisuguseid tohutuid digitaalseid süsteeme.
et võib-olla mõnikord on nutikas ka nii-öelda tagasi juurte juurde minna ja kindlasti ei taha me sellega öelda jah, et üks on vale ja üks on õige, vaid see võib olla üks võimalus ja see võimalus tegelikult võib olla mõnede väikefarmerite jaoks võib-olla selline konkurentsieelus või ka ellujäämise eelis. Et suur aitäh kõigile, kes te meie arutelu kuulasite, suur aitäh meie panelistidele ja ma loodan, et kellel veel vasikaid ei ole, siis nad endale mõned võtavad ja Kristjani käest saab head nõu ka. Aitäh!